Tere, armsad jälgijad ja kõik, kes te mu videot ja kanalit vaatate, kuulate. Kolmapäev on täna ja meil on kuu loomise aeg, noor kuu. Kuu loob ennast kaalude märgis ja mis see tähendab meile? Teemaks on suhted suures plaanis, suhted nii iseendaga kui ka suhted väliselt ja ma ei taju, et see oleks enam sellisel tasandil, et sügava varjutöö ja sügava puhastuse tasandil, vaid ma tunnen, et see on juba selline lepituse ja laabumise tasandil, selginemise tasandil. Suhted lähevad kergemaks, need udupilved hajuvad, teemad selginevad, nagu ma juba ütlesin. Et tekib mingisugune arusaam ja tekib mingisugune suund ja siht, kuhu sa tahad suhtega minna, kas sa üldse tahad suhtega minna ja sellised suhted, mis on loodud jääma, aga mille vahele on tekkinud ebakõla, need leiavad siis laabumise ja leiavad sellise tasakaalu. Et jah, selline huvitav aeg, aga vaatame, kas või mida mu kaardid ka selle praeguse aja kohta räägivad, mida see noor kuu meile kollektiivselt siin looma hakkab. Mis ta toob, mis energiaid ta kannab, mida me peaksime tähele panema, silmas pidama. Mis energiad on üleval meil siin hetkel, vaatame siis hetkeseisu. Ja me peaksime teadma, arvesse võtma. Kollektiivselt. Hopsti. Üks kaardikene kukkus välja, see on väga selline kõikide võimaluste ja tuli ka teine kaart, mis sümboliseerib väga tugevalt kõiki selliseid võimalusi. Mulle tuleb selline visioon või nägemus nagu nullpunkt. Et ma esmaspäevases sõnumis rääkisin ka, et on tekkinud mingisugune tasakaal, on tekkinud ühinemine ja tänu sellele ühinemisele saab ära kukkuda ebavajalik. Mis sind enam ei teeni, mis on mingisugune ebavajalik karma juba, mis on tegelikult ära kantud. Mingisugused võõrad energiat sinu küljest saavad maha kukkuda. Ja kui tekib selline puhastus, jääb alles nullpunkt. Nullpunkt on kõige potentsiaalsem energia üldse, sest sealt on võimalik minna kus iganes suunas sa tahad ja ükskõik kui kaugele sa tahad. Et null on nagu selline täiesti energia, millel ei ole veel kuju ega struktuuri. Nullpunkt on ka narrikaart tarokaardis, ehk siis minu jaoks on see selline sümbol nagu veel kehastumata hing, millel on kõik olemas, aga mis ei ole veel võtnud kuju, vormi, struktuuri, omadusi, suunda, mis iganes, mida ei ole veel hakatud nagu vormima vajalikuks. Ehk siis on selline suur pall, millest sa saad teha mida iganes, millest sa saad vormida ja voolida mida iganes. Ja praegune see energia seda näitabki, et see pall on sinu käes, mida sa tegema hakkad sellega. Mismoodi sa hakkad vormima, mismoodi sa hakkad seda mudima, kujundama, kuhu poole sa selle suunad, kui väekaks ja edukaks sa selle enda jaoks realiseerid, see kõik on sinu enda teha. See kõik on sinu enda kätes. Lihtsalt sinu ees ongi nüüd võimalus ja tee sellega, mis sa tahad. Tee sellega, mis sa tunned, et vajalik on. Ma natukene tahan ühe kaardi sõnumit vaadata üle, The Sound of Universe ehk universumi hääl, mis räägime siin jälle häälest, rääkisime sõnadest, rääkisime nädala alguses, eelmisel nädalal ka, et sõnadel on vägi, ehk siis sõnad tulevad sagedusest, mis kannavad vastava sageduse vibratsiooni ja see on hääl, see on heli, eks ole. Ja kuidagi see helide teema mind väga sügavalt praegu ikka kõnetab.
Helid on tervendavad, helidega on võimalik väga palju muuta oma reaalsust. Püramiidid ehitati helide abiga, eks ole. Kuidas need suured klotsid paika tõsteti, et heli lihtsalt on nii võimas vahend. Ja mida meile selle heliga soovitatakse? Ennast tasakaalustada ennast helidega, looduse helid, teatud vibratsioonid, ümisemine tekitab enda sees seda vibratsiooni sellist, et sa tunned enda keha sees ka, kuidas niimoodi vibreerib ja see rahustab närvisüsteemi. Ja mis kaardid veel soovitavad, et vaata kaugemale oma igapäeva eksistentsist. Et kui sinu ees on nüüd see suur pall, eks ole, millest ma rääkisin, see lõputu potentsiaal, null energia, siis selle realiseerimiseks või selle kasutamiseks vaata kaugemale materiaalsusest, vaata kaugemale sellisest igapäeva rutiinist või igapäeva harjumusest. Et ära ürita seda kõikvõimalikku palli suruda mingisse kitsasse raamistikku, ära ürita seda suruda sellesse raamistikku, kus sina ise oled kinni, nii-öelda oma mentaalses tasandis kinni. Pigem kasuta seda palli selleks, et tulla oma mentaalsest lõksust välja, mitte ära ürita seda palli tuua oma mentaalsesse lõksu, eks ole. Et las see energia aitab sul tulla välja oma igapäeva rutiinist, oma sellistest kinnistunud arvamustest, oma põhimõtetest, mis on juba ammu oma aja ära elanud ja täiesti iganenud ja sulle absoluutselt kasu ei too. Ja noorgu aeg on ju kõige uue loomine, absoluutselt kõige uue loomine. Ära pane endale sinna praegu piiri, lase sellel kõigel uuel luua, mis iganes tasandil sa tunned, et see loomis tahab. Olgu see karjäär, sinu suhted perega, suhted armastusega, suhted lapsega, suhted iseendaga, mis on kõige olulisem, eks ole. Isiklik areng, sinu annete, võimete areng, mis iganes. Astu sellest mõistuse tasandist praegu välja, sellest mõistuse kammitsast astu välja. Ja vaata maailma läbi universumi pilgu, kui sina oleksid universum. Väga huvitav võrdlus. Kui mina oleksin universum, mida ma siis teeksin? Milliseid otsuseid ma siis teeksin? Milliseid valikuid ma siis teeksin? Kas pooled otsused ja valikud üldse on vajalikud, kui sa oleksid universum? Või sa vaatad, et see lihtsalt mõttetu tühi kargamine? Vaata suuremat pilti, eks ole. Nii. Mida räägivad meile tarokaardid praeguste energiate kohta? Noorkuu kohta. Mis meil siin on? Mõõkade kuninganna. Ka väga selline kaart, kus loodan, et ta fokusseerib. Pilved on kõik hajunud. Nii, leiab üles, ja. Okei. Ja kuninganna pea on pilvedest kõrgemal. Mis see sümboliseerib? See näitab seda, et kahtlused, kõik see udu, kõik need illusioonid, need, mis enne hägustasid su nägemist, on nüüd hajunud. Ja selgus on tulemas, selline arukas selgus, mõttepuhtus. Sa saad nüüd aru, mis sinuga toimunud on ja mis toimuma hakkab. Enam ei ole sellist rahutut energiat, mis on sind hägustanud ja teelt kõrvale juhtinud. Natukene on seda mineviku energiat siin ka üleval. Sa ikka sa üritad selle minevikuga võidelda. Pointless. Mis sa sellega enam ikka võitled?
ma näen niimoodi, et sa nagu jooksed sellele minevikule järgi, lootes sealt saada mingisugust lõpetatust või selgust või mingisugust, nagu sa otsid mingit iva sealt. Aga teinekord sa iva leiad alles siis, kui sa lõpetad selle otsimise. Kui sa lõpetad järgi jooksmise, kui sa teadlikult lõpetad selguse otsimise, siis tuleb selgus sinuni ise, sest sa teed talle ruumi. Kui me ise seal ees tuhiseme ja puhiseme ja nii meeleheitlikult midagi üritame, siis me teinekord loome takistuse ja energia ei saa ise vabalt voolata. Ja vahest ongi kõige parem asi, mis sa saad teha, on see, et lõpeta. Ja siis tuleb vastus sinuni. Et see, miks sa praegu vastuseid otsid, tuleb sul hästi tugeva ebakindluse, ärevuse ja sellise ebapiisavuse energia pealt. Ja tegelikult, kui me sellise energia pealt otsime vastuseid, siis me jõuame veel sügavamale ebapiisavusse, ebaturvalisusesse, ebakindlusesse, mis ma siin veel kokku nimetasin. Ehk siis tekib selline luup nagu sõlm või ring, nõiaring, eks ole. Kui sa hakkad vastuseid otsima rahu ja armastuse tasandi pealt, siis sa leiad need õiged ivad. Seega tule korraks sinna enda mõtteselgusesse tagasi. Tegele kõigepealt oma nende tunnetega, mis ma siin ette ladusin, eks ole, ebapiisavus, ebakindlus, ebatäiuslikkus, mis iganes sul üles tulevad. Ja siis hakka seda õiget vastust väliselt otsima, ehk siis oma see sisemine tasand tee kõigepealt korda. Sul ei ole mõtet ärevuse najalt otsida rahu, sest ärevus loob ärevust. Ärevus on ka nõiaring. Ma loodan, et sa saad aru mu mõttest, et kõik need energiad, mis ma siin ette lugesid, on sellised energiad, mis keerutavad tolmu ülesse. Ja selle sama tolmu keerutava energiaga sa muudkui otsid seda vastust ja järjest rohkem keerutad tolmu ülesse, sul järjest hallimaks silme eest läheb ja sa ei näe mitte midagi. Las see rahuneb maha, las see suits rahuneb nii nagu siin Mõõkade kuningannal ja tegelikult tuleb ka Mõõkade kuningas, mis näitavad väga tugevat sellist mõtteselgust, väga sellist konkreetset suunda, sihti ja konkreetset selget teadmist. Aga see ei saa tulla sulle, kui sa lubad endal minna kaasa erinevate provokatsioonidega, mida sinu enda mentaalne tasand loob. Nii et ära võitle iseendale vastu, ole iseenda valitseja. Mis ma siin veel näen? Väga ilus selline maailmkarikate kuningas ja hiromant ehk siis ülempreester, mis näitavad väga selgelt sellist, et ühelt poolt seda tsükli lõpetatust, nagu ma siin juba olen seletanud, eks ole, et saab toimuda teatud ühinemine ja vanad energiat kukuvad maha, mis loovad sulle tasakaalu, aga jäta sinna ruumi kõrgemal juhatusel sekkuda. Nii palju, kui nende võimuses on. Nad peavad ka austama vaba tahte reegleid, eks ole, aga kui sina oled seal oma hirmude ja kõhkluste usaldamatusega ees, siis nad ei saa sind ka nii palju aidata, kui nende võimuses üldsegi on, eks ole. Et anna neile see ruum, anna neile see võimalus, anna neile luba, et nad võivad sind aidata ja astu tee pealt eest. Tule usaldusse, tule rahusse, tule lõdvestusse, lõdvesta ennast sellesse ebamugavusse, mis sul praegu võib ülesse tulla. Kogu see ärevus ja see ebakindlus. Need ei ole need tunded ja emotsioonid, mida me peame tõrjuma. Need on need tunded ja emotsioonid, millesse me peame vaatama, mida me peame endas omaks võtma, sest nad tahavad meie tähelepanu ja armastust, sest kujuta ette,
kui sinu ees on väikene laps, kes tunneb ennast tohutult ebakindlalt, ta otsib täiskasvanud, kes teda lohutaks, hoiaks, ütleks talle, et temaga oleks kõik korras, et kõik on korras ja ei ole midagi halba, ma hoian ja kaitsen sind. Aga kui sa seda last kogu aeg endast eemale lükkad ja ütled talle, et mida sa virised ja ära hädalda ja mida sa tuled jälle siia oma jonniga, mis iganes, mis selle lapsega juhtub? Ta muutub veel ebakindlamaks. Ta muutub veel rohkem ärevamaks, sest ta näeb, et tal ei ole mitte kellegile loota, tal ei ole mitte kellegile kindel olla, et ta näeb, et maailm on ebaturvaline ja see väikene laps, kellest ma praegu rääkisin, oled sina. See on sinu sisemine laps. See, kui sinust tulebki üles see ebakindlus, ebapiisavus, ärevus ja kõik need tunded, need on sinu sisemise lapse abikarje. Palun märka mind ja palun tee minu olemine turvalisemaks. Ehk siis sa pead enda sisse vaatama iseendale sõnadega esialgu, eks ole, pakkuma seda toetust ja turvalisust, et kõik on okei. See on okei, et sa praegu kardad. See on okei, et sul tuleb ärevus üles, sellepärast et olukord on selline, aga me saame hakkama. Ja nii palju kui võimalik, anna endale armastust. Ja siis tuleb sinuni ka see lahendus ja see selgus ja see kindlus ja see usaldus, et sa üsna enamustel juhtudel, kui sinu ümber midagi toimub, sa ei peagi ise hakkama lahendust otsima, sa ei peagi ise hakkama vastuseid, ma ei tea, välja mõtlema või otsima. Need tulevad sinuni ise. Sest sa oled enda usalduses, sa oled universumi usalduses ja sinu haavad on saanud märkamist ja tähelepanu ja nad ei pea enam olema reaktiivsed. Vot nii. Selline sõnum tuli mulle siit läbi täna. Mul on nii hea meel, et ikkagi me jõuame sisemise lapseni. Vot. Sest ta on meie kõige olulisem osa. Meie tervenemise üks kõige olulisemaid osasid, sest sisemise lapse juurest meie haavad kõik alguse saavad, ehk siis seal ongi meie haavade juur ja kui me juurt ära ei tervenda, siis on taim nõrgukene. Vot nii. Mõnusat noorkuu energiat. Kindlasti täna kirjuta oma mõtteid, soove, manifestatsioone ülesse. Mõtle täna hästi selliseid suuri unistavaid mõtteid hästi julgelt, võtta oma sisemine laps kõrvale, unistage koos hästi julgelt, ära mõtle selle peale, et sinu unistused või soovid on tobedad või et need kunagi ei käitu. See hääl, mis arvab, et sinu unistused on tobedad ja mis iganes taolist, on haavunud täiskasvanu hääl. Me jõuame jälle haava juurde tagasi, nii et võta endasse julgus ja see avatus täna hästi romantiliselt ja hästi fantaasiarikkalt unistada, sest täna on nendel unistuste täitumistel hästi suur potentsiaal. Vot nii. Ilusat päeva jätku sulle. Ilusat nädala jätku sulle, ilusat noorkuuaega, ole tubli. Tšau!